Ja nüüd tuleb lavale Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees härra Lasse Lehis. Tema jutu teemaks on koduomanik kui maksumaksja. Ja Lasse Lehis ja Maksumaksjate Liit on olnud aastaid aktiivne koostööpartner Omanike Keskliidule. Koos on esitatud mitmeid märgukirju ja seadusemuudatuste ettepanekuid Riigikogulegi. Doktor Lehis töötab ka Tartu Ülikoolis õppejõuna ning aastal 2008 pärjati temagi koduomaniku sõbra tiitliga. Palun, härra Lasse Lehis. Tere, kallid koduomanikud! Mul on hea meel tervitada teid Maksumaksjate Liidu poolt. Nagu öeldud, Maksumaksjate Liit on koostööd teinud Omanike Keskliiduga juba päris pikka aega ja neid teemasid on siin ka täna juba eelnevalt mainitud ja ma lühidalt siis räägin nendest maksuteemadest, mis meid ühendavad. Kindlasti kõige olulisem on maamaksu teema ja me teame, et see on nüüd saanud positiivse lahenduse. 2008. aastal me koostöös alustasime kohtuvaidluste kaudu. Täna tagasi vaadates võib öelda, et igal halval võib olla ka väike hea külg ja mingil määral see, et Tallinn 2008. aastal järsult maamaksu tõstis, ka lõppkokkuvõttes kindlasti aitas kaasa selle olukorra saavutamisele, mis meil praegu on, kus siis koduomanikud on maamaksust vabastatud. Tõsi küll, see rakendus ei pruugi olla 100% täiuslik ja ilmselt ei olegi. Et see, kuidas maamaksuvabastus Tallinnas hakkab toimima, me ilmselt siin nüüd kevadel võime hakata siin kokkuvõtted sellest tegema ja väga võimalik, et siin enne kui 2013. aastal üle-eestiliselt koduomanike maamaksuvabastus rakendub, tuleb võib-olla veel juba mõned parandused selles maamaksuseaduse täienduses teha. Ma ei hakkaks neid detaile siin praegu nimetama, aga üks küsimus kindlasti võib olla elukoha registreerimisega seotud, kui koduomanikel neid kodusid mitu juhtub olema ja ilmselt paljudel nii on. Kindlasti perekondlikud sidemed, ühisomandi küsimused ja ka kortermajades näiteks probleem, mis võib tekkida sellest, kui kortermajas asuvad äripinnad, siis kogu maa ei ole elamumaa ja ei saa maamaksuvabastust, et selliseid tehnilisi probleeme siin võib tulla. Aga kindlasti tuleb seda sündmust pidada maksumaastikul kindlasti koduomaniku jaoks kõige suuremaks võiduks. Muud koduomaniku maksuteemad võib-olla nii rõõmustavad ei ole. Siin samas kevadel, samal ajal kui maamaksuseadust muudeti ka tulumaksuseadust ja aasta pärast küll saame me väiksemad maamaksuarved või hoiame maamaksu pealt kokku, aga väheneb paljude jaoks ilmselt tulumaksu tagastus kodulaenu intressidelt, kuna tagastuse piirmäära vähendati. Nii et ühe käega antakse, teise käega võetakse. Ja viitaks võib-olla mõnedele probleemidele, millest ka eelmisel aastal sai räägitud, millega me kahe organisatsiooni koostöös kindlasti tegevust jätkame ja kus võib ennustada, et ka ilmselt kiireid lahendusi ei tule, aga sellegi poolest lootust me ei kaota. Üks teema on, siin ka varem on mainitud, et meil on omanike osakaal väga suur ja siit edasi ilmselt väga palju kaugemale minna ei saa, et nüüd 100% Eesti inimesed oleksid koduomanikud, et üüriturg kindlasti jääb ja vajab arendamist ja meie probleem siis Maksumaksjate Liidu poolt vaadatuna on just üüritulude tulumaksuga maksustamine, kus regulatsioon oleks vaja maksumaksja sõbralikumaks muuta, mis omakorda ka aitaks kaasa üüritulu korrastamisele. Peame tunnistama, et praegu ikkagi päris palju toimub käest kätte maksmist, suuliseid lepinguid ja see on tegelikult nii üürileandjale kui üürnikule tegelikult üsna kahjulik. Ja teine teema, mis
päevakorras on ja kindlasti ka peaks lõppema tulumaksuseaduse soodsamaks muutmisega ja seda sama probleemi ma nägin siin Rootsi külalise ettekandes, on siis tulumaks kodumüügilt. Ka siin seadus vajab kindlasti ajakohastamist, on paraku päris palju selliseid juhtumeid, kus inimene arvab, et ta on oma kinnisvara koduna kasutanud ja selle müügilt ta tulumaksu maksma ei pea, aga paraku seaduse järgi see sugugi alati nii ei ole. Nii et kokkuvõtteks oma lühikesele sõnavõtule ütleks seda, et kui me räägime koduomanikust kui maksumaksjast, siis meie sõnum oleks võib-olla järgmine, et koduomanikul ei tohiks olla mingeid täiendavaid maksukohustusi ainuüksi sellepärast, et ta on koduomanik, ehk siis näiteks just nimelt seesama maamaks, ehk siis koduomanik peaks maksma makse täpselt samamoodi nagu kõik teised maksumaksjad ja pigem võiks ehk riik pigem vastu tulla ja soodustada ja kui rääkida siin sellest energiasäästu teemast, siis võib-olla üks mõtlemise koht võiks ka olla võib-olla kaugemas tulevikus see, et tulumaksu tagastus, mida me praegu saame puhtalt ainult pangalaenu intressidega seoses, võiks olla ehk hoopis seotudki näiteks samade energiasäästu kuludega, mida meil ilmselt tuleb päris paljudel nii majaomanikel kui korteri omanikel veel paljude aastate jooksul teha. Sellised oleksid siis need maksupoliitilised valdkonnad, kus meil kahel organisatsioonil kindlasti tuleb edaspidi koostööd teha. Tänan tähelepanu eest!